Need ägedad noored on 9. C-klassi kunstirühmast. Olete teinud kunsti siin koolis ja klassis 9 aastat. Teist on kujunenud välja põnev loominguline rühm. Olete mõnes mõttes sarnased, kuid siiski isikupärased ja erinevad. Soovin, et te tegeleksite kunstiga ka edaspidi. Tere, Pelgulinna gümnaasiumi õpilased ja teised kaasinimesed. Aitäh, et olete tulnud vaatama meie kunstilõputööde näitust. See aeg on olnud meie jaoks väga stressirohke ning meie töödesse on läinud palju higi, verd ja pisaraid. Tahame tänada oma kunstiõpetajat Annika Tontsi, kes on meid neil raskel aegadel pühendunud ja meile nõu andnud. Soovime kõigile kenad näitust ja loodame, et kõik leiavad endale meeldivaid tööd. Me kõik lähenesime oma töödele ainulaadsalt. Milline sa oled? Kas sa oled tugev kui lõvi? Kas sa oled ilus ja tark? Aga tegelikult, kas sa oled endaga rahul? Vähemalt vahel. Elus on oluline see, et sa julged ette võtta keerulisi asju ja leida lahendusi nende täideviimiseks ja raskuste ületamiseks, et jõuda sinna, kuhu soovid. Meie erinevad ühised kunstiprojektid ja eriti see viimane, lõputööde tegemine, on pannud meid proovile päris mitmeski mõttes. Oma koduseinte, ekraanide ja maskide taga on eesmärk ikka olnud leida uusi loovaid lahendusi ja selle kaudu rahulolutunnet ka kunsti tehes. Kas julged nüüd peidust välja tulla? Oleme avastanud erinevate takistuste ja maskide tagant uusi külgi iseendas, kaaslastes ja kunstis. Ja kõigest hoolimata nüüd lõputööde näituse avamiseks valmis. Ning valmis oma põnevate ja isikupäraste tööde kaudu mõnedki maskid maha võtma. Aitäh! Hakkama saite. Igati vahvat näitust ja julgust ka kõige muu kooli lõpetamisega seonduvaga hakkama saada. Sest raskused, nagu te siingi nägite, on ületatavad. Tõlgendage, kuidas te seda soovite, sest enne kõike on ilu ikkagi vaataja silmades. Lugupidamisega teie klassis ka! Kindlasti ongi kunst paljude meie jaoks tänapäeval kõige enam väljanemise viis.
Saab välja lasta kõik need kuhjunud emotsioonid, mõtted, nii head kui ka halvad. Kindlasti on praegune olukord raskesti mõjutanud meie vaimset tervist. Me leiame, et kunst on meie jaoks ja ohutu koht, kus me saame ennast vabalt väljendada. Kunst on meie kui noorte elus mänginud viimastel aastatel päris suurt rolli. Osadel juba pikemat aega ja osadel algul nüüd gümnaasiumist saadik. Oleme omandanud mitmeid väikseid nippe ja trikke kunsti kohta, nii lähedalt kui ka kaudselt. Palju on baasteadmisi, aga meil on palju võimalusi lasta oma loovusel lennata vabalt. Seega on kätte jõudnud viimane pingutus lõputöö, olgu see siis vihatud, armastatud või kardetud. Ära tuleb see teha. See on meie esimene võimalus murda välja igasugustest piiridest. Meil oli täiesti vaba voli teha seda, mida me ise tahtsime. Saime väljendada ennast just nii, nagu õigeks pidasime. Kindlasti ei olnud kerge seekord seda tööd teha just, kuna maailmas valitseb selline olukord ja see mõjutab väga rängalt ka meid, et see piiras meid väga palju, kui oli vaja koostööd teha modellidega. Aga sellele kõigele aitasid kaasa meie üliägedad õpetajad, kes alati pakatasid soovist meid aidata meie töid paremaks muuta, et nende motivatsioon oli nakatav. Ja me loodame tohutult, et te leiate midagi meie töödes, mida te saate endaga kaasa võtta, millega te suudate samastuda ja et need pakuvad teile midagi. Tere! Meie oleme 9. B ja punkt. Oleme õppinud aastaid ja aastaid kõrgemaist kõrgemat kunsti. Selle jaoks oleme ohverdanud määramatus koguses uneaega, värvi ja salvrätikuid. Õpetajaid olnud meil lausa 3 Tiia, Liisa ja Tiia. Nende pinksa silma all oleme sirgunud, kasvanud, arenenud ja väga palju teadmisi ja tehnikaid kogunud, mida elus edasi kasutada. Aitäh Pelgu! Ütleme lihtsalt 9. B, kunst on elu. Jaa, oota, käib või? Da Vinci? Esimene peatus põhivärvid. Teine peatus natüürmort. Kolmas peatus portree. Neljas peatus täisfiguur. Viies peatus loominguline vabadus. Nõnda olengi siin perroonil üksi, rong on läinud. Ja täiesti õigusega, sest teie kallid 9. B ja 12. K see parem kunstirühm olete kõik peatuse vahed läbinud suurepärase tempoga ja suurepäraste tulemustega. Olete kunstimaailmast omandanud olulised põhiteadmised ja jõudnud omaenda loomingulise vabaduse platvormini. Seda näitavad teie kunsti lõputööd. Need on suurepärased ja neid on puhas rõõm vaadata. Te olete noored, säravad, terased ja ideedest ei puudust ei tule. Mis ma lõpetuseks oskan öelda? Iga läinud rongi järel tuleb uus. Sinu valik on, millise rongi peale istud, kui pikalt sa sellega sõidad ja millises peatuses maha astud.
olge oma valikutes loovad ja jälgige südame häält. Pelgulinna gümnaasiumi 9. ja 12. kunstiklassi õpilaste lõputööde näitus toimub Mulla tänav 7 koolimajas. Huvilistele on näitus avatud 18. jaanuarist kuni 19. veebruarini, tööpäevadel kella 3 kuni kella 7. Näituse tööd leiate nullkorruselt ehk garderoobist ja sööklaisiselt alalt ning esimeselt korruselt, pikast koridorist ja loodusainete koridorist. Lisaks on tööd välja pandud ka teise korruse kunstikoridoris. Ei saa mainimata jätta ka ohutusreeglid, ehk näituse külastajatel palun kaasa võtta mask ja näitusel jälgida 2+2 reeglit. Lisainfot näituse kohta leiate Pelgulinna gümnaasiumi kunsti Facebooki lehelt või kooli kodulehelt. Kes näitusele ei jõua, siis veebruaris avatakse ka Pelgulinna kunsti Instagrami lehel virtuaalnäitus. Midagi ei saa aru. Ja ootame teid seda meeldivat kunstinäitust külastama.